Tahad ka? Pärast poole võib võtta. Kuule. Nii me oleme siis kogunenud. Film. Keegi tuleb seal. See sama vend. Steven. Külalised. Sa filmid praegu? Jah. Noh, UFO musterid, kui ta läheb. Hästi läheb. Ära sa mind filmi nüüd. Niisama me teeme sellist dokumentaali, et pärast on huvitav. Pärast tuleb loosuut ja looja helistab. Jaa. Noh. Vorstid juba käivad, jah. Valmivad vaikselt ja lõpuks saime tule üles ja siin on natuke kehva, sest siuke niiske õhk on, aga vaikselt läks ja praegu on juba normaalne tulemine. Jõudu. Dokumentaal. Mul on sina ette paremini. Noh, sa oled siis siin kohalik, jah? Ma olen kohalik, jah. Aga mingisugust, sa ei ole siin midagi tähele pannud? Ei, siin lendab kogu aeg, hommikust õhtuni. Toomas magab juba, jah? Siin on meil siis paviljon. Just. Sääskedega. Kuival. Sääskedega. Seal on üks telk, ma näen. Siit tuleb elekter. Siis siin on lambid tegelikult, nüüd on õhtul siin väljas kõik. See ei ole meie oma seal taga. See on tool. See on meie tool. That's not ours. See on meie tool. Meie generaator on seal taga, lähme vaatame. Lähme vaatame. Siin on jah mingid kola. Seal ta on, meie generaator. Meie aujuhkus. Just. See mets on künklik, ma ei saa teisiti filmida, sest ma pean nüüd hüppama. See on Honda. Ma panin siia kile peale veits. See on juba katkine. Nagu te näete, et meil on ainult üks see asi. Ja teist? Teine läks katkine. Teist, näete nii ette. Noh jah. Sealt kuskilt me tulime põhimõtteliselt ja... Äga pikalt. Poolteist tundi. Ja siit on paviljoni näha. Siit me tulime. See on veel võrdlemisi väike auk siin, siit saab üle hüpata. Aga see siin on juba korralik. Ja näe, ongi jõgi on hakanud tekkima. Mingi venna jalajäljes. Põhimõtteliselt siit me tõime generaatori. Ja siis sealt kaugelt. Ja lauad on märjad ka muidugi. Ma kükitan maha, sest ma ei taha siit läbi minna, aga põhimõtteliselt siit on näha maju ja kuskilt sealt me tulime. Pääsed kõrvas. Kuidas Meelol on? No ma olen praegu tiba elevil, et ei tea, kuidas öösel läheb ja mis öösel juhtub ja see on pikk. Öö on sees, homme hommikul ka.
mis sa arvad, mis meid ees võib oodata? No praegu on veel päris raske siin oletada asju, aga ma loodan, et ikka tuleb põnev see. Noh, mis seal toimub? Ootame rongi. Rong on alles kaugel, rööbaste litrite järgi saab aru. Need värisevad kergelt, siis on ligidal praegu hästi õrnalt. Hästi õrnalt saab aru, mis tähendab, et on kaugel. Vaada tuleb. Noh, ilm võiks parem olla tegelikult, aga mul on väga hea meel, et me generaatori lõpuks tööle saime. Mul vahepeal oli siuke tunne, et see ei lähegi käima. Meie 4. grupi liige kahjuks magab praegu. Ta otsuses jah magama minna. No natuke kehva on see, et põhimõtteliselt kogu päeva on sadanud. Ja eks meil asja tule siin niisked, need, mille me siia jätsime. Selle katuse alla siin. Tehnika vaikselt, ega niiskus ei ole hea nende. Aga jah, positiivne on loomulikult see, et me saime oma generaatori ilusti tööle. Natukene läks aega küll, aga noh, eks ikkagi arvestades seda, mis oludest ja siin viibis paar tundi, siis oli isegi hea, et me seal käima saime. Ja nagu näha, vool on olemas ja siis igati positiivne tundub meie õhtu praegu olevat. Kas te ennem rääksite kaamerale sellest ATV vennast ka või? Sellest me ei ole rääkinud. Ahah, siis keegi rääkige. Et siis selline lugu oli siin, kui me käisime siin Keviniga vaatamas veits seda metsaalust sealpool, kus raudtee on, siis me nägime seda ATV-ga venda seal. Ja siis me panime jooksu. See oli esimene refleks. Ma nägin, et ta nägi meid, onju. Aga me panime siiski jooksu selles mõttes, et mõtlesime, et pärast ei ole nagu, võib-olla tema ei taha meiega rääkida, siis vahet ei ole, aga ta siiski tahtis meiega rääkida, sest tahaks meie poole lihtsalt see sama tee, mis siin on tema sisse sõidetud. Jah. Et ta on juba 3 korda siin käinud ja ühe kord käisime lapselastega ja siis ja olevat meiega paraveebis siis tutvunud. Oo jah, ta teadis, et me oleme Moongold Productions ja väitis, et täna esimest korda läks paraveebi ja kirjutas sinna üles, et meie tuleme siia metsa, sest kui ta tõesti kirjutas täna lõunal, et meie siia metsa tuleme, siis on imeks pandav, et siin rohkem tegelasi pole veel kohale ilmunud. Kahtlane on muidugi see, et me kuupäeva paraveebis ei maininud. Ei maininud jah. Aga täna ta nagu oli vaadanud aknast välja, näinud meid ja kirjutanud paraveebi sellest esimest korda. Mis sul kõige imelikum on see, et me siin mitte hommiku, vaid päeval juba vedasime need asjad siia, siis tõesti ta oli meid jälginud, et ta teadis, mida me siin teeme, et noh, see on nagu... Ühe asja veel ütleks ära seda, et ta mainis minu arvates seda ka, et ta täna esimest korda sai teada, et siin on UFO-de baas, aga ta rääkis küll päris asjatundja juttu siin. Nii, nüüd on siis esimene kahtlane juhtum. Meil siin generaator töötas ja nüüd järsku, et me just siin ennem tegime ka videot ja järsku jäi lihtsalt seisma. Et generaator on meil siin telgist umbes mingi 30 meetri kaugust, me täpselt ei tea, mis seal juhtus. Jah, juhtus vahepeal selline asi, et generaatori kütusevoolik tuli lahti ja ei märganud seda. Lendas eest ära. 3/4 kütuseks voolis minema. Mis on umbes 15 liitrit diislit. Ja kurat me märkasime, et kütusevoolik lihtsalt lendas eest ära ja me ma ei tea kui palju, mingi veerand tundi või pool tundi üritasime seda lihtsalt tühjalt käivitada ja läinud käima. Siis järsku vaatame, et kurat diislit voolab ära. No kuna sajab ka, siis me võtsime vahepeal, et see on vesi, mis seal niriseb, aga ei olnud vesi. Ja mõtlesime, et see, need küünal on märjaks läinud, et vaatasin siis voolik tuli. Samas see vend, kes meile laenutas generaator, ütles, et see väike vihme ei tee talle mitte midagi, et kui lauspadukas on, siis pange peale. Ja meil oli kile kogu aeg peal, kui teid töödan, nii et me tõesti ei teadnud, mis siin viga on ja siis vaatame, et diisel jookseb lihtsalt. Et nüüd on praeguse plaani järgi, me tellime vist endal 10 liitrit juurde lihtsalt 2 kanistriga, et sealt peaks ikka vähemalt 5 tundi välja venitama. Noh, natuke jäi paaki ka, et ma arvan, et tänaseks ööks peaks piisama sellest küll meile. Nii. Kell on täpselt 2.11 ja me lõpuks saime oma generaatori vist korda ja seda me tegime niimoodi, et me võtsime šampuse pudeli korgilt, võtsime traadi ja keerasime selle vooliku lihtsalt sinna auku kinni, kui ta pidi minema. Ja selleks kutsusime inimesi appi ka endale ja et põhimõtteliselt me 2 tundi lihtsalt ei saa mitte midagi teha, sest alates 12. me plaanisime filmima hakata, aga ega me siin eriti siin ootasime neid abivägesid ja natuke tuli diislit juurde ka meile, kui meil on vaja, siis me kallame. Ma jään siis käes, üritan järgi vaadata sulle. Nii siis. Siit läheb rada. Tõsine. Sunnitud siin paneme selle kinni. Ma pean sama tegema lihtsalt. Nii. No nii. Et jah, väidetavalt Tehva baas on siis selline tulnukate baas, kus tulnukad on siis, oota, mis galaktikast nad pärit olid? Orion või mis oli? Olidki Tehvalt minna vast.
Tehva Galactica vist, jah. Jah, täpselt ei mäleta, seal oli vist kaksik. Et rongitee on seal, lähme siis siia. Muidugi pimedas on see paras katsumus. Jah, pimedas on see paras. Ops. Siin on siis rongitee, mis läbi Tehva baasi. Ai, mingi kand. Auts. Ei ole mida rongitee. Rongitee. Oleme siis rongiteel ja Tehva baas asub siis teisel pool rongiteed. Et meie laagriplats on siis Tehva baasist natukene eemal. Vaidetavalt inimesed on tundnud sellist kahtlast tunnet isegi. Aga nagu härra, keda me täna kohtasime, meile rääkis, pole siin mitte midagi. Põhimõtteliselt seal kaugel paistab punane tuli, aga seda... See on valgusfoor. Teletorn on väga lahe seal taga. Ja ma ei oska öelda vist. Ma ei tea, kus see silla koht siin asub. Siin on sinna. Et jah, kui me kevadel käisime, siis siin oli päris lage. Ongi. Ei saa üle või? Siit me üle ei saa. Kindel? Jah, me peame otsima ühe silla koha, et... Aga siin oli kuskil silla koht? Kuskil oli jah, aga siin pimedas on päris keeruline otsida. Siin tundub see... Ahah, näed, kas siit nüüd ei lähe rada. Et Toomas oli siin päeval käinud. Jah, muidugi päeval ei olnud veel nii palju sadanud, mine vaata. Sa korra ole siin, ma lähen vaatan. Jah, loomulikult. Nii. Nii ja siit lähebki rada õige koht. Nii, olgu. Siit saab küll korratult märjaks. Wow. Ja me olemegi selle silla ületamisega seoses nüüd Tehva baasi alal. Põhiliselt küll, jah. Ning kohe avaneb väga ilus vaade meil teletornile, mille punaseid värve ehk lausa seletab ka see kaamera režiimi peal. No mis ma nüüd öelda oskan, et me oleme siin Tehva baasi alal nüüd. Midagi väga kahtlast mina hetkel ei tunne. Seal on teletorn. Aga seal on need varemed, jah? Jah, me käime seal ka ära. Loodan, et seal ei ole inimesi palju. Jah. Võib-olla tulnukad ei olnud meie generaatori poolt. Praegu igal juhul on kuulda, et töötab. Kui midagi peaks juhtuma, siis me kuuleme niikuinii, kui generaator seisma jääb, aga Kevin võib vilet ka lasta. Jah, et meil on seal mehed koha peal valves. Ohoh, nüüd tajus. Nüüd näitab. Tal läheb lihtsalt aega, kuni ta saab aru, mida ta vaatab. See on mu telefon. Muidugi me filmime nüüd mitu tundi ka kaameratega, mis on statiividel seal meie laagri juures, et me loodame, et endalt ka võib-olla leida midagi pärast. Aga jah, see täpselt see sama koht, kus me kevadel käisime. Kuulda on rohutirtse, kell on lähenemas 3-le. Kell on jah 2:30. Ja siin on jah siis tõmmatud spreiga. Teletorn on siis see, mis seal vilgub. See on täiesti tuntud objekt, teletorn. Ja seal on ka üks tuntud objekt ja siin on veel 3. tuntud objekt. See on mingi maja seal arvatavasti ja see on 4. tuntud objekt, see on meie tiimiliige. Mis see sädeleb siin purk? Põhimõtteliselt väidetavalt selle maapinna andmisel just peabki see Tehva baas asuma. Jah, et väidetakse ka veel seda, et see pidavat olema tegelikult õõnes seest ja et see nii-öelda koht, kus peal me praegu käime, on siia loodud tehniliselt nii-öelda siuke illusioon või kuidas öelda, et see on õõnes seest, et kui siit pealt hüpata, siis väidetavalt pidavat siukest kajakoosust seest vibreerimise järgi pidavat ütleme ära, et see maa on õõnes, aga kui mina siin praegu hüppaks veel üks vaade teletornile, siis ma ei usuks küll, et ma tajuks eriti, et see õõnes seest oleks. Tundub jah, et täitsa tavaline maa. Mitte midagi erilist. Osad on jah väitnud, et need tulnukad on ka kujumuutjad. Et väidetavalt näiteks üks indiaanlane Austraaliast peaks siin olema ja üks krõll. Ja see sellised tüüpilised tulnukad ka. Lisaks siis veel mingid mustad suitsud ja sarnased loomad.
tulnuka suurte ufoloogid väidavad, et on päris mitmeid, kes siis siin elab, seda ma täpselt ei tea. On olemas näiteks halltulnukad, reptiloidid. reptiloidid, jah, kes on nagu suured sisalikud. Ameerikas... Siuksed muumia tüüpi on ka olemas. Ameerikas väidetavalt on need reptiloidid ja siis need... President. Kes neid lehti seal tühjaks sinevad. Halltulnukad on siis tuntud oma inimkatsete poolt. Kõik inimesed, kes on osalenud siis inimröövis, väidavad just, et väiksed hallid mehikesed on nende ümber olnud. Nii, siin on üks auk. Just. Seda me ka kevadel täheldasime, et... Nojah. Aga nüüd üritame otsida siis seda silda ja üles siit. Noh, ei leia. Kuulsid, keegi rääkis? Küüdis. Ei saa siit üle. Saab hüpata üle. Vaatad kaamera. Hüppan üle, jah. Keegi on mulle tundnud, et Kevin nüüd. Jaa. Pole hullu. Jaa. Tundus, et see on meie. Samas generaator töötab, nii generaator on korras. Ma andsime talle vile ju. Mis sai? Vilistanud siis. Just. Generaatori mürina aina lähemale meile tuleb. Huvitav küll, mis on siis nii. Võib-olla me kuulsime valesti. Aga keegi kabis. Me näe valgus on see. Üritaks siit minna kuidagi, vaata, kas ole mingid teed. On jah? Okei. Siit läheb raskeks. Samas. Ma olen täiesti läbi nüüd. Võib-olla sa karjud neile, tuleme juba. See on nõme temast, et ta nii valjult häält teeb. Tegelikult asja ei ole. Mida nüüd? Võib-olla ta karjub Toomase peale, kes on Kambi firma liige. Jah, siit me oleme kohe kohal ka. Siit võib seda puuka küll korjata. Mitu? Tundub, et ma ei tea, milleks see probleemis on. Mis on? Tervisel valeeire, ma käisin korra vaatamas seda voolikut. Ma vaatasin mitu korda, siis vaatasin mahtu, aga see oli valeeire. Ahah, väga selge. Nüüd ma vaatasin uuesti, see oli kinni, ma vaatasin lihtsalt, noh. Ahah. Jah. Noh, nüüd lähme siis teisele uurimishetkele tehta tagasi. Kell on nüüd siis 4 saanud. Ja nagu näha on päris valgust juba läinud. Seekord ma üritan hoida rohkem siin peal, et ta märaks seda. Midagi kahtlast siiamaani näinud. Ei ole, peale nende tehnika rikete. Jah. Aga generaator on nüüd töötanud juba mingi 2 tundi normaalselt, nii et... Mida? Mis need on? Kon. Jah, okei. Teefagon. Teefagon. Ei kohta enne möga või? Lõga. Õli vist. Noh, see rong on hea. Siin on selline sild ja selle tuleb siis ületada, et teisele poole jõuda.
ohoh, see on ikka päris kena jõgi on siin juba. On üks õppetundidest ka see, et siin nii-öelda Tehva baasis midagi eriskummalist nüüd küll ei ole. Ja siin me näeme siis teletorn valges. Siin on enam valges. Noh, siin on siis olema. Jälle. Ja varemete juurde. Just. Siin nad on. Vaikus. Muidugi, jah. Mingid taime mutatsioone ka ei ole tähele pannud. Mingid kahtlaseid kujundeid maapinnal. Seda graffitit ma näitasin öös. Siin või see hein on siit igalt poolt ikka selline ütlene ja roheline. Jah. See on korralik, jah. Aga seda sealt. Nagu kõetsin just ette, et ma nägin mingit tuldse. Jah, kõetsin, et... Siin on jah mingid noorte kogunemised olnud. Spreiga on siin ikka lastud. Võib-olla oleks huvitavam siin filmida neid inimesi hoopis, kes väidavad, et siin on tulnukad, sest see oleks vist tõeline vaatepilt. Ja siis jälle meie raudtee ja 13 minutit. Kahtlused läikima vedelikuga vaata siit üle. Näed näiteks siit. Ma ei tea, see on kas mingi õli või mis ta on. Jah. Ja see nüüd rongi ei tule ameti. Et rong siin tegelikult sõidab päris tihti. Aga ta laseb õnneks viret ja teda on kuulda väga kaugelt, nii et... Tagant meil ei ole tulemas, nii kui ta on, siis ta läheb sealt eestpoolt ega. Kaubarongid siin ainult käivad ilmselt, ühtegi reisirongi me siin näinud ei ole ja kaubarong sõidab ka kuskil 30 kilti tunnis. Väga aeglas tempoga. Et meil see traileris jäi kaamera peal ka korraga rongi. Jah, aga siin pärastpool enam nagu ei õnnestunud. Et me saime põhiliselt kella 2 alates 3 tundi lampi põletades. Siis polnud nagu jäeti mõtet. Vahepeal istusime siin jah pimeduses. Jah. Siis meil ei olnud ka võimalust filmida kahjuks, sest valgust ei olnud ja midagi näha ei ole ka. Et sellest siis võib-olla räägime midagi peale hiljem. Et see oli ka omamoodi huvitav kogemus ja mu vihmavari on täiesti katki. Selge, siin me siis lõpetaks. Alustame siis oma 3. ja viimast trippi siis teisel poole raudteel. Ja kell hakkab saama kohe põhimõtteliselt saabki 5:30. Ja nagu näha on täiesti valge, siin ei ole mingeid lampe enam vaja. Aga meil siis kõik pole peal. Et laagriplatsil on nii palju. Et nagu siin näha on, ma arvan, et siin sükest vettinud loodust oli näha ka eelmises nagu käisime siin eelmist korda, teist korda nii-öelda. Et kogu aeg on sadamas põhimõtteliselt alates 12 umbes üle 5 tunni on lihtsalt sadamas kogu aeg hoovitma. Ja see on täiesti libe lihtsalt. Kõik kohad on läbi vettinud. Ma ei tunne meie alguses enam. Ja ei midagi paranormaalset. Jah. Ja praegu on temperatuur väga madalaks läinud, et kui siin õhtul oli veel sooja, aga praegu on ikka täiesti külmaks läinud. Et käsi kisub siin krampi ilma kindlata ja... Ja me oleme veel üleni märjad ka, nii et... Sealt poolt muuseas kuulsin rongis enda signaali, aga... Ta on veel kaugel. Nii et ma arvan, et ma ei hakka ära ootama. Firma suveüritus kujunes siis selliseks. Pigem mingi talveürituseks. Jumal teab sügis. Siin kuskil enam-vähem oli see meie algne plaanitud koht, mida me filmisime, aga
jah, et algselt me mõtlesime, et tuleme siia, jah. Jah, et siin on siuke lage, aga probleem oli selles, et siia generaatorit oleks olnud väga pikk maa tassida, kui ta poleks olnud läinud katki, mis pool oli teda täiesti võimatu tassida. Ja, nagu üldse tassida. Nüüd on raudteed, jah. Aga nüüd ta on katki juba täiesti alguses. Vaata seda jõge. Teletorni tipp on päris lahedasti sellise udumine sees. Et see on siis nüüd, ütleme nii, et suhtkond täiesti päeva all. Et jah. Et see rohi kogu aeg kasvab siis kõrgem, kuni ta suviselt tehti võimalik läbi. See on paju. Kevadel võtsin paju urdasid. Et jah, selline täiesti üllatavalt lage, siis mõttes see on nagu midagi ehitatud. Jah, kui ma sealt kaardiinfosüsteemilt vaatasin, siis terve see grunt on, terve see maa on tegelikult siin väikesteks sellisteks gruntideks jaotatud, et sellised ruudud, et arvatavasti tulevikus tuleb ja selline uuselamu rajoon. Jah, kui just on raha teha. Et praegu on jah siin selline täiesti tavapärane aasidest, tavapärane Eesti mets. Ütleme, et see on suhteliselt mitte midagi ütleb koht, siuke pärapõrgu lausa võiks öelda selle kohta selline tallinlane nagu mina. Jah. Oh, vaata nüüd, võta. Jah. See oli vähe nüüd. Ütleme nii, et meie praeguse analüüsi alusel siin midagi paranormaalset pole, nii et paranormaalne läks see, kui me nüüd haigeks ei jääks. et mingisugust kahtlast tunnet, nagu seal foorumites väideti, meil siin küll ei ole. Mul on siuke kahtlane tuim tunne jalga. Jah. Et ainult jalad võib-olla tuleb pärast amputeerida, aga see on ikka mingit naftat maha läinud, jah. Jah. Noh, diiselrongi või need kütust vedavad rongid siin sõidavadki, et seal see Paldisk või seal Muuga poolsaare seal tipus on neid tööstuseid seal palju. Võib-olla kui siin oleks 5 päeva samades tingimustes veel, siis näeks nii mõndagi, aga Oleks pidanud tegelikult varem ära minema, siin läheb päris sopaseks kätte. Me peame tagasi minema natuke. aga miraal on lihtsalt. See projekt on meil siis sellega lõpukorral juba. Ja meil on puudu Kevin Bruce. Kus see Kevin siis on? Aga ütleb ta läks tekkima, kui tahti minna. Nii, mis nüüd kell on, vaatad üle kiiresti? 6 varsti. Täpselt. 5.53, ütleme ümaduses kohe saab 6. Sajab, kogu aeg sajab, ma ei tea. Igatahes nüüd me vaikselt mõtlesime, et me paneme sinna asjad juba, need mida saab kokku panna, paneks kokku ja siis üritaks veel natuke süüa teha endale. Võib-olla me saame kuidagimoodi süütevedelikku sisse ära uputada oma sõedega teha tule alla. Ehkki õhuniiskus 9000% ja rohkem on takistuseks on päris palju. Ma ei tea, need asjad on siin kõik läbi vettinud lihtsalt. See on hullu meelsus lihtsalt. Ja kui me siin peame veel olema 9 tunni, siis ma ei tea. Tegin siia see. Jah. Süütevedelik pojal siia läks. Ja kui praegu tuleks teha mingi kokkuvõtle sellest nädalast päevast. Ja eilsest. Ja eilsest ütleme. Meil ei öö vahele, nii et minul on nagu 1 päev.
siis oli raske, oli väga kurnav, oli väga ebameeldiv, sest niiskus oli juba. Aga seest... võta natuke. Ja loomulikult kõik, mis see generaatoriga seondub, kõik need jändamised, millest meil võib-olla tuleb maksta väga suurtes kohustusina. Kahjudas. Võtame, et nii see ei ole. Siin oli ka, mööda metsa käia natuke omapärane kogemus ja alguses ma räägin, kui vihma ei sadanud, siis oli normaalne siin teha lõket ja ringi jalutada, siis oli täitsa okei, aga kui sadama hakkas, siis läks ikka täitsa käest ära asi. Siin kogu aeg sadus. Siis see oleks nagu minu selline kokkuvõtte päevast ja midagi paranormaalset. Võib-olla, kui on lintide peal, mida me pärast vaatame. jah, mis mõttes küll. nii, Toomas, räägi, mis sinul siis huvitav. Blue Balls. Ma olin telgis enamuse ajast, sest eile ma olin pisut tarkem minna kuskil põlve kõrgusesse rohtu, mis oli täiesti märg. Eks mu pastad ja sokid olid märjad ja püksid olid põlvedeni märjad. Ja jõle sitt päev oli eile. Ja täna on veel hullem. Nagu ma näen. Ja nagu ma kuulsin, mis öödel toimus, siis see ei olnud eriti tore. Kõik ei olnud üldse rahulik. Ja mingi vend, kes siin OTV-ga päris 3 korda. Ja Kevin Soene sinna kotti, mis oli väga ebameeldiv vaatepilt hommiku kell 6. Ja põhimõtteliselt sa siis magasid terve selle aja maha? Ei, ma ei maga, ma lihtsalt olin telgis, mis ma kuivutasin mu sokke ja vastu. Siin oli, ütleme, alguses oli väga tore tegelikult. See paviljoni kokku panemine oli lihtsalt lahe tegelikult. Me saime sellega lõpuks hakkama, aga see oli naljakas, kuna me saime ühelt poolt selle kokku ja siis teiselt lihtsalt lauanud laiali. Ja ilm oli ka täiesti normaalne isegi. See praegusega võrreldes ei olnud nii niiske. Ja ei olnud nii külm. Ja oleks natuke parem ilm olnud, ütleks, et oleks Teepa-gaasi projektiks oleks see parem meeldib. Ma arvan, et see tule ikka välja, aga väiksed raskused ikka. Ja generaator. Ma kartsin vahepeal selle enda võhku. Ma kartsin enda käte pärast, see diisel voolas mu käte peal, voolas mu käsil see diislit täis. Ja nüüd ma käisin ennast soojendamas seal generaatori juures. Seal on summik, seal tuleb sooja õhku. Ja siin ka? Ja siin ka, jah. Ma üritasin siin tuld teha, sellepärast, et pikemat aega on siin olnud 9000 kraadi, 9000 õhuniiskus on 9000 senti. Või rohkem. Või rohkem. Ühesõnaga, sul on külm. Mul on külm. Mul on väga külm. Mul ei ole und, mul on külm lihtsalt. Me hüpoteesi, ehk siis mis meie hüpotees seal alguses oli, meil ei olnud hüpoteesi igal juhul. Midagi siin me ei leidnud. Veel on et nii ma tegelikult ka arvasin, et see jäeti selliseks lihtsalt käiguks, aga lihtsalt see on sellise seltskonna mõttes kihvt siin ja kihvt selline kogemus metsas niimoodi öö läbi üleval olla. Räägi, mida see generaatorist? Generaatorist ma ütlesin seda, et ennem kui järgmine kord rendime, siis tasub kõik kruvid ja asjad üle vaadata ja kõik voolikud ja sellised asjad, et ei juhtuks nii, nagu meil juhtus. Et me pidime seal tule kustutigi isegi kustutama vahepeal, et see ei olnud normaalne. Ma pidin seal diisli sees oma näppu hoidma, samal ajal kui Kevin seda käivitas ja... Tollikus